1988. aastal teravnes küsimus Eesti taasiseseisvumise viisist. Aga kellel on õigus vabariigi nimel rääkida? Eesti vabaks! Eesti vabaks! Järjepidevust kannavad edasi inimesed, kes olid Eesti Vabariigi kodanikud 1940. aastal ja nende järeltulijad. 1989. aastal katkematult kestnud Eesti Vabariigi 71. sünnipäeval kuulutati välja Eesti Vabariigi kodanike registreerimine. Kõik need majad, mis te siin näete ümberkaudselt, need on mul ju läbi käidud. Tollal oli see nii normaalne küsida inimese käest, kas sa tahaksid olla Eesti Vabariigi kodanik. Ja inimesed olid muidugi, ütleme õhtul kuskil 20-30 inimest oli täitsa okei, kui said kirja. Kokku ma arvan, ma suhtlesin ikka 20 000 inimesega vähemalt selle aja jooksul. 1990. aasta alguseks oli registreeritud ligi 800 000 kodanikku. Eesti Vabariigi kodanike esinduskogu Eesti Kongress astus 11. märtsil 1990 kokku ja seadis oma eesmärgiks saavutada Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine õigusliku järjepidevuse alusel. Nii sai kõlama Eesti kodanike hääl oma riigi saatuse otsustamisel.